Tervist, täna on 15. jaanuar ja kell on praegu 8:58. Ühesõnaga hommik algas vara, me oleme juba peaaegu Kuressaares. Enne lihtsalt oli nii pime, et ei saanud filmida, et sõidame siis esimene peatus on see, et me lähme Juuksurisse. Mina lähen Juuksurisse, Raju läheb Juuksurisse, siis me lähme me lähme nüüd maitsma uusi limonaade ja kalja, et meil on praegu seisuga Saaremaa looma ja limonaad ja kali 1 on ja, et me saaks siis 2 limonaadi ja uue kalja ja uus tootja, et eelmisega läks natukene nihusti, aga üritame saada nüüd uue kvaliteedi, stabiilsema kvaliteedi ja siis ühesõnaga uued maitsetestid, uus väljatöötamine, uus kauba registreerimine ja nii edasi, tükk jama otsast pihta. Aga selles mõttes elu õpetab ja nii läheb, on ju. Et siis ongi see, et meil on Raju peaks teed koolis olema, Raju on ka kaasas, et Raju läheb ka Juuksurisse ja siis ta on selline maitsespetsialist kaasas meil, et kuna meie limonaad ikkagi siiski on natuke suunitletud ju lastele, siis on hea, kui üks laps ka kaasas on, mis siis, et ta maitsed on võib-olla natuke teistsugused kui teistel lastel, sest tal on mingid hapud asjad kõik. Aga Mirge on ka siin kõrval ja siis me lähme sealt tagasi koju Kuressaarest ja siis täna õhtul on veel selline huvitav vinge asi, et meie lähme ütleme siis Karjamöis, see on Karja rahvamaja ja täna on selline, meie jaoks nagu veider õhtu, ühesõnaga meie lähme jutustama siis loomaiast, näitame raamatut, räägime elust, mis meie ümber keerleb ja siis peale seda veel laulame ka. Mina laulan, Renate tuleb ka pilli mängima, Mirge täna veel ei laula, kuigi Kaamel-Kalle lugu juba läheb lastele peale, nii et Mirge peab ka laulma hakkama varsti. Ma tegelikult ei jää väga kaua. Tere! Tere! Nüüd jääme kinni. Jääme kinni. Ma sain välja. Ei, aga sa sõitsid kinni siia. Ei, ma ei saa kuule nii see nagu sina. Mirge täiega sõitis kinni. Nii, ja saame liikuma. Auto oli pea kinni. Aga ühesõnaga meie oleme nüüd Juuksuris käinud. Mina olen natukene viisakam. Raju on natukene viisakam. Raju on palju viisakam. Olgem ausad. Mirge vahepeal käis appi, panne see undamine kinni. Mirge käis voodides vahepeal. Lund sajab. Jube tüüt on see, et lund sajab kogu aeg. Mingi auto tuleb, kus ta läheb. Keeras ära. Nii, ja nüüd meie lähme siis edasi maitsma uusi tooteid. Et unistame, et mõni maitse kohe sobib, et ei pea ümber tegema. Vahel võib juhtuda hästi, aga peame olema valmis. Oleks võinud, ma räägin, ma ei tea täpselt, kuhu ma sõidan, kui ma räägin. Aga Mirge targutas siin kõrval ühe sõnaga. Ma keeran nüüd siit siis tagasi. Et peame olema valmis selleks ka, et kuna need on nagu esimesed katsetused, ei pruugi ju olla asi nagu paigas, aga unistame, et on. Vahel juhtub, et on kohe hästi ka. Et lähme vaatame siis. Lähme siit on ja. Mingi traktor on siin. Et ühesõnaga järgmine peatus on siis Pöide Pruulikoda. Pöide Pruulikoda on siis see, kelle me välja valisime. Õnneks, et kes tahab meile teha limonaade. See, mida ma ei näidanud enne, oleksin siit minna, on see, et me enne Juuksurit meil oli 10 minutit aega ja siis jõudsime natuke varem, siis me käisime ruttu kaarautas, Mirge ostis muidugi omale mingi taimi jälle ja mulda, mida sa ikka talvel ostad, mulda ja siis mina käisin ruttu, ostsin Savikott ära riiulikandurid, ehk siis need ei ole kandurid, esimest korda elus ma panen sinna sellised riiulid, kui et ma saan nagu riiuli kõrguseid muuta. Et lihtsalt sinna läheb 2 sellist pulka, nagu ikka need lauriiulid on ja siis kandurid sinna külge, mida saab nihutada, liigutada üles alla. Siis ma saan hakata natuke paremini neid asju seal kuivatama, nii nagu ma olen tahtnud ja olen mõelnud, et see peab olema seal. Nüüd me Mirge ja Raju siin kisavad lõugad. Pöide Pruulikoda. Me oleme siin tegelikult enne käinud ka. Et vaatame, kas me saame sisse siit. Ehk on lahti? Ei ole. Peab helistama. Tere Harald, meie oleme sul ukse taga. Davai. Ma näin juba keegi.
see ei riistu. Mul on 2 numbrit telefonis. Haraldi nime on, aga ma ei tea, kas see on sina. Ja mul võib ollagi 2. Sa võid filmida ka sind või? Sa võid ikka filmida. Võin jah, aga ka. Minul on 3 kasti, 2 uut limonaadi, 1 kali, uued maitsed, uued testid. Lähme küsime suure komisjoni käest ka, mis arvatakse. Ma ütlen ausalt. Äärmiselt hea. Üllatavalt hea. Väga meeldis. Tahad oma kommentaari anda? Kuidas maitses? Hästi. Milline sulle meeldis? 1, 2 või 3? 4. Pöide pruulikojas läks meil, ma arvan, et üllatavalt hästi. See on nagu hämmastavalt hästi selle kohta, et see pruulikoda on niisugune, minu jaoks tundub niisugune suur ja võimas, aga tegelikult nende, ta on ikkagi väike pruulikoda, ta ei ole mingi hullult suure tootlikkusega või midagi sellist, on ju. Et ikkagi käsitöölled ja kvaliteet on väga hea ja täpselt samamoodi nüüd need limonaadid, mis nad olid meile siis valmis seal müüsetanud, et väga läbimõeldud, väga hästi meie algseid näpunäiteid kuulda võetud ja muidugi ise maitstud, vaata see on ka see, et ise teevad väga palju oma maitseteste ja proovivad seal ja eraldi ruum selle jaoks kohe, kus nad neid maitseid loovad seal. Nii et muidugi meie üllatuseks me olime nagu rahul kohe, et seal oli see õunapirni limonaad väga mõnus, see oli üllatavalt hea, et juba see, et muidugi sellega võrreldes, mis enne meil on, et ta on, mulle meeldib see, et ta on selge, ta on puhas, filtreeritud, mõnusasti on mull sees, magusus, hapusus väga hea ja muidugi kali, väga tummine, mõnus, tume kali, mulle väga meeldis, et nüüd ongi see, et eks me nüüd proovime, maitseme ja küsime arvamusi, et see on niisugune, et meie maitsed on üks asi, aga pakume teistel ka, sest minimaalne kogus, mida nad üldse prooviks teha saavad niimoodi, et me nagu saame maitseid sättida, on 60 liitrit, mis on päris suur tegelikult, on ju, et me saame nagu seda mekutamist teha ja siis tuleb igast testid ja siis ta läheb veel laborisse ja siis, kui kõik asjad on nagu korras, siis ta läheb alles tootmisesse, nii et mingi suur käntsakas oli tee peal. Alla 3 kuud ei juhtu nagu mitte midagi. Ehk siis niisugune päris pikk protsess on ja tegelikult see protsess on veel pikemgi, et siis tuleb veel ju muidugi sildid ja kõik muud asjad on, et siis saab tootma hakata, kui see on nagu kokku lepitud. Et pikk protsess, et aga uueks hooajaks on meil uus limonaad, uus kali ja ka 3. limonaad siis nagu väljas. Et väga hästi läks. Muidugi tuli väga tunnustatud ettevõtte ka, et nagu selles mõttes oma varasema töö eest nad on väga palju saanud oma diplomeid ja kiitusi ja tunnustusi, mis on nagu seinte peal ikkagi ilusti välja pandud ja Harald on ise ka nii muhe mees, et selles mõttes on üliäge. Nii et mul on hea tunne selles suhtes. See oli küll maitsevägi. Mõtleme kõik. Mis kõige läheb? Teist. Lähme vaatame kohe. Nüüd on lõunaaeg. Lõunaaeg on enne, kui me hakkame koju sõitma, lähme sööme ka. Siukene huvitav uus koht. Kes see viskas lumega mind? Uus koht on tehtud Saaremaale ja siin on, me ühe korra siin käinud ja üllatavalt maitsev toit, nii et soovitame soojalt. Ma maitsen. Makkangi, jah. Nii, meie käisime siis Tui restoranis, Aasia restoran. Tui, jah, Aasia resto. Et mini ka, kindlasti mini ka. Aga uus söögikoht Kuressaares ja praegu seisuga me oleme nüüd teist korda käinud seal ja vaieldamatult üks parimaid toite, ma arvan, mis Kuressaares saab praegu. Täiesti ausalt, mitte midagi, et me tahaks nagu hullult reklaamida, aga soovitan soojalt. Ei ole koostööd, jah, et lihtsalt räägime enda kogemusest, lihtsalt räägime, et täna sõime kõik raamenit, sellepärast, et Raiu oli kaasas, me tahtsimegi raamenit sööma minna sinna ja esiteks portsjonid on nii suured, et mina suudan vaevu ära süüa selle,
et noh, kõht tühjaks ei jää ja mega maitsev. Kõik otsime erinevad. Meie Mirgega sõime krevettidega, aga põhi oli erinev ja Raju sõi krõbe kanaga, aga kõik 3 erinevad raamenid ja kõik olid maitsvad. Me proovisime üksteise toitu. Meile meeldib nagu jagada, siis me saame nagu kõik teada, mis meile järgmine kord maitseks, aga täiesti kõik on head, päriselt ka täiesti äge. Nii et kindlasti minge, kui te Kuressaarde satute või olete Kuressaares. Ja nüüd me läheme klikki ja siis koju ja siis lükkame ruttu lund, hanged eest ära ja siis juba valmistume selleks, et peab minema Leisi esinema. Et täiesti sükene vinge päev. Teistmoodi, aga sama töökas ja kiire nagu ikka, mulle tundub. Praeguseks hetkeks on kell 15.41. Me jõudsime kodus olla 2 tundi. 2 tundi, selle ajal siis lükata Avandiga lund. Õpetasin Aivole, kuidas aluseid tõsta. Siis me mina tõtsin teha ruttu ühe kohvi ka niimoodi, et ma jõin selle auto kõrval ruttu ära. Et kohvi sain ka juua. Mirge toimetas teiste asjadega ja nüüd me enam-vähem vahetasime riideid ja sõidame nüüd Kuressaarde tagasi ja siis selle mõte on siis see, et me läheme Kuressaarde. Renat lõpetab tööpäeva kell 4, me jääme natukene hiljaks, ta jõuab ka äkki süüa natukene enne. Siis paneme helitehnika auto peale, Renati auto peale, klaveri Renati auto peale ja siis minu kitarr on siin. Ja siis me läheme sõidame juba Karja ja Karja on Kuressaarest umbes, ütleme, laias laasus halvate jõulutujul pool tundi võtame ja siis me hakkame panema asju ülesse. Siis me paneme asjad ülesse, see võtab... No, me üritame ruttu seda, kuna me oleme nii palju teinud seda bändiga lihtsalt see helitehniku üles panemist ja praegu läheb veel vähem asju ka, siis pool tundi laias laasus üles panemiseks, natuke vedamise ajaks juurde ja siis meil on umbes tunnine aken enne, kui inimesed hakkavad tekkima sinna, et saab korraks hinge tõmmata. Aga noh, soundcheckid asjad tuleb ka veel teha, et tüke hoogne päev ja ma arvan, et kui see üritus saab läbi, siis me jõuame kell 11 umbes õhtul koju, siis teeme uuesti tule alla, siis vaatame, et äkki me peame õhtust sööma. Siis ma lähen Zoomale süüa viima, et sükene sellises tempos see päev kulgeb. Vahepeal tuli teada, et ma pean minema homme Tallinnasse ja siis tuli uuesti teada, et ei pea ikkagi. Nii et asjad muutuvad käigu pealt väga kiiresti. Me oleme nüüd Karjas, ja tehnika on üleval, asjad on valmis pandud, valmistume, ilusti on kaetud meile väike nunnu laud siin, Renat sööb, Mirge juba sööb, joome kohvi ja nüüd meil on tunniken aega ja siis hakkab pihta see veider õhtu natukene. Et no selline huvitav meie jaoks, me ei ole tegelikult käinud nagu niimoodi esinemas, et nüüd me räägime lihtsalt juttu ja siis veel iseendast, mis on nagu huvitav ja siis laulame ka. Et nunnu, tegelikult hästi. Mitte halb veider. Mitte halb veider, jah, hästi nunnu, hästi nunnu. Kuidas Mirge tunneb ennast? Ma ei ütle midagi. Miks sa ütle midagi? Ma olen hästi. Nii, kell on nüüd palju? Kell on 10. Kell on 9:30 ja just tulime Karja mõisast välja siis, et äärmiselt äge maja. Selles mõttes meil läks väga hästi, ma ütlen. Meil läks väga hästi. Inimesed tulid, kuulasid. Natuke veider on lihtsalt rääkida niimoodi, et inimesed tulevad meid kuulama, aga hästi soojad inimesed, soe pererahvas ja võimas mõis on siin. Ongi nagu võimas suur maa, nagu juba trepid, mis siit alla lähevad, ma ei tea, kas pimedas on näha, et väga äge. Nii et kui keegi satub kunagi Leisi kanti, siis vaadake Karja mõis üle, jumala lahe. Ja, et oli tore. Veider on, et tuleb nii palju inimesi, siis räägid lihtsalt mingitest asjadest. Natuke laulsime ka. Ja siis jälle räägid ja siis ära lihtsalt laulab natukene ja siuke põnev. Ja inimesed vaatavad niimoodi suurte silmedega, kõigil on nii põnev kuulata ja siis mõtled täitsa lõpnud, tulidki veid kuulama. Jah, inimesed tulidki meid kuulama, see on nagu nii veider ja me ei ole nagu, jah, ei ole harjud. Me ei ole nagu juttu õhtuid teinud ja see on nii tore, et nad tulid ja ongi nagu hästi tore, on ju, üleni tore. Jah,
Maja perenaine on tore ja kes meid siia kutsus minu meelest, et niivõrd lahe, nii kaua teinud seda ja ainult õhine pealt ka ajab seda asja, et tal meeldib lihtsalt nii väga. Täiesti vapper. Hullud nagu meie. Et tore, nunnu koht. Hullud nagu meie nüüd lähme siis paneme oma kitarrid ja ülejäänud asjad veel autosse ja siis sõidame koju ja siis vaatame seal, et asjad toimiksid ja siis ongi päev läbi. Nii et te olge tublid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja Tšau. tšau.